Sparta võidule! Võib olla jääs ja vaatame, et Tartu mängija number 16 Reti Väärt taas. Edith Pärnikule ja esimene värav on olemas. Viskele jõuab väga hästi jaas. Värav ees käidi kiiresti ja pall läheb laba pealt ära ja mängija number 5 Lokk. Nad tutab väga hästi segab ja siin. Väga imeline värav, ei tea, kas oligi nii planeeritud. Ja tahaks seda kordusest uuesti vaadata, et meist korduses, et Sparta naiskonnal ei olnud mingit varianti. Tugev löök, tugev sööt. Seis on 2-0, mängitud on 16-54. Teine kolmandik tuleb kontraga, ja number 77, väga hea võimalus oli ja nüüd tuleb kontra vastu, kus Tartu kaitsjad on läinud üldse kaitsjast vahetusse. 16 Reti imeline avang ja muidugi, et siit on väga hea näha, et pole mingit variantigi väravavahil. Number 15 Edith Pärnik juba 2 väravat ja 2 väravasöötu ka number 16 Reti Väärti poolt, et näeme, et Tartu ei olegi palju vaja teha, oi kui ilus, siin on Tartu kaudil. Nagu näeme, kuidas see algas 4-0 ja teeb väga suure avalduse just tänase mängu võitja suunas. Hoidnud taga nulli ja ründajad on teinud oma töö kliiniliselt, aga siin Kadri Lahtepets ja Kati Küttisaar avab Sparta naiskonna värava. Imeline vise. 4-1 seisult jätkume, et nüüd Sparta on tulemas teisega, et vaatame, kuidas kolmandiku lõpp on 17-45 on mängitud. Siit ei tohi rohkem lasta, aga näeme, et siin on väga olukord ja juba ongi 2. Aga ma ütlesin, Saaliokis kõik ka väga kiiresti käib ja vaatame, kuidas see olukord on tekkinud, aga näeme, et siin minutilise vaheajaga Sparta tulnud mängu peaaegu juba tagasi, ja väravast väga hästi, oli 5 sekundit on jäänud. Tartu suudab vist selle pressi alt välja tulla. Ja 10 sekundit on jäänud. Võin juba vaikselt lubada, et selle aasta Eesti meister tuleb Tartust ja mäng on läbi. Palju õnne, Tartu EMÜ naiskond!